see nii-öelda viisakus või kammitsetus ei pea olema ilmtingimata, eks ole, mingisugune inimeste vaheline viisakus. See võib olla ka viisakus selle nagu meediumi vastu, eks ole, et sa oled väga korrektne. Sa jutustad oma lugu täpselt nii, nagu peab. Et võt see kammitsetus on muidugi kurjast, eks ole. Ja, ma olen siis ühe filmi teinud Jaan Eelvestist maletajast, et võtteplatsil minus nagu on küll see süüdimatus olemas ja ma võin üsna palju igasugu asju küsida ja ka võib-olla ka julm ja karm olla, aga noh, see kammitsetus tekib jah seal montaaži faasis. Et mina arvan, et see kammitsetus, see viisakus tuleb meie lastetoast. Et ajad on muutunud ja kogu see elutempo ja need koodid, millest räägitakse ja nii edasi on ka muutunud, et võib-olla me oleme ikka seal lastetoas, kus meil on vanemad, vanavanemad teatud asju ja põhimõtteid õpetanud. Ma alustasin ajakirjanikuna, ma õppisin ajakirjandust ja ma kirjutasin ennem seda päris palju juba keskkooli ajal ja kui ma siis kunagi hiljem aastaid, kui ma olin juba töötanud ja lõpetanud, leidsin enda need artiklid, mis ma olin kirjutanud siis, kui ma tegelikult ei teinud vahet ma ei tea, uudisel ja portreelool. Et need olid palju nagu kuidagi huvitavamad ja värskemad ja just mul endal, kes ma olin võib-olla erialaselt juba kogenud, huvitavam lugeda, et ootamatud. Et mul on nagu vahel ise filme tehes tunne ka seesama, et võib-olla see haridus või need teadmised või vaadates filme ja õppides sealt, et need nagu kammitsevad, et ju tahaks ju teistmoodi teha. Ja kui proovid, et siis kahjuks ikka need samad vanad õpikutõed, et need just töötavad. Et mina nagu ei kujuta seda nagu hästi ette, et sa siis nagu võttel oled kuidagi selline empaatiline ja noh, ilma empaatiata ma ei kujuta lihtsalt ette, et kuidas võiks sellist filmi teha ja siis nagu noh, montaaži minnes või hiljem, et siis nagu noh, tekib selline tohutu mingisugune julgus ja noh, mingisugune noh, nagu inimene täiesti pöördub, et noh, ta nagu, ma ei tea, võib-olla see peabki olema mingisugune ideaalne omadus dokumentaalfilmi puhul, et sa siis nagu täiesti kuidagi pöördud endast, aga noh, ma ei oska neid nagu kahte omadust kokku panna, et noh, paratamatult, et teise inimeseni jõuda, sa pead olema mingis mõttes siis ka kammitsetud või ka viisakas, et kuidas siis nagu tõmmata see joon nii järsult vahele, et võt nüüd montaažis nii unustame ära kõik, nüüd hakkame tegema, et nüüd siis, et noh, ma arvan, et siis kui on see selline noh, teatud selline julgus olemas niivõrd tugeval kujul, et siis ei toimu seda inimeseni jõudmist seal alguses faasis. Alati saab olla ka hea diplomaat ja veenda oma tegelast, et see, mis sa teed, on vajalik. Noh, meil Jaaniga paratamatult, kuna ma sõitsin taga kaasa, elasime ühes hotellitoas ja nii edasi, et noh, loomulikult sa kuidagi ikkagi sul tekib nagu inimesega kontakt ja noh, kohati oli ikka väga nagu tropp, et ajame siin nagu juttu ja ootad, ma panen nüüd oma Sony ADV ka õlale või käima, et noh, et sa ei ole, noh, kui sa ajad mingist, noh, ja noh, ma ei taha siin seda male konteksti tuua, aga noh, ma ise olen ka malet mänginud, loomulikult me arutasime mingeid asju ka seal, eks ju, ja noh, siis sa hakkad lihtsalt järsku nagu filmima, et see oli nagu mingist otsast nagu noh, tõesti nagu tobe ja noh, loomulikult oli situatsioone, kus ma sain aru, et see nagu selgelt ka teda häirib, aga ma jah, enamasti nagu võttel küll suutsin nagu selle piiri siiski nagu ületada ja noh, võib-olla ei olnud ka otseselt nüüd midagi sellist, et noh, et see piir nüüd oleks nii, noh, nagu Heleni näide, noh, midagi sellist mul seal nagu ei olnud. Ma vähemalt ise ja ma usun, et ka enamik teisi dokumentaalfilmi tegijad, et kui ma valin inimese, kellest ma filmi teen, siis ta alati meeldib mulle. No minu arust, kui me teeme portreedoki inimesest, siis see eeldab seda, et inimene laseb endale lähedale, muidu noh, me ei saagi nagu mingit lugu sellest inimesest või kui saame, siis me saame mingi võltsi loo. See tähendab seda, et inimene peab meid usaldama. Ja kui ta nüüd usaldab ennast nagu minu kätte, siis ma eeldan, et ta usaldab ennast niivõrd, et ta usaldab ka minu otsuseid, et mida ma nagu filmin või mida mitte ja mida ma jätan nagu lõpuks sisse või mida mitte. Ja ma endast kui tegijast ausalt ei peaks nagu eriti palju, kui ma hiljem nagu petan tema usaldust ja panen peale montaaži sinna sisse asjad, mis petavad tema usaldust. Ma ei saa ise endale otsa vaadata, saad aru. Ja kuidas ma lähen siis järgneva portreteeritava juurde, kui ma tean, et ma olen eelneva usaldust nagu petnud.
Kui vaadata, mida tänapäeval teismelised netist vaatavad, siis me toimetame ikkagi kontekstis, kus mitte midagi ei ole varjatud, kus sa võid kõike mobiiltelefoniga filmida ja kus see pigem peaks omavalitsuse esindajatele peaks olema õnn, et mingi inimene ametlikult esitleb ennast dokumentalistina, mitte lihtsalt ei filmi salaja mingit asja ja riputa YouTube üles, et tegemist on dokumentaalfilmiga dokumentalistina, minu arust pigem peaks inimesi rahustama kui hirmutama, sest ükskõik mida on võimalik netist vaadata ja üles panna. Madli, sul on Kuubas õppimise kogemus, et äkki sa oskad rääkida, kui vaba dokumentarist seal on erinevas režiimis? Eks see olukord on seal sarnane, nagu see oli meil omal ajal, et kõike saab ju teistmoodi jutustada. Kui me tegime seda kooli raames dokki seal, siis oli ka meile, kuna meil oli natukene selline teema, mis oli kergelt võis minna poliitiliseks, siis meil äkki tekkis võttegrupi juurde, kus meil oli küll tõlk olemas intervjuude jaoks, tekkis mingi mees, kes kogu aeg käis meiega kaasas ja õkkas ka inglise keelt ja alati tahtis meiega tulla koos kohvi jooma ja võileiba sööma, aga noh. Võib depressiivsetest teemadest rääkides lihtsalt üleüldine rahapuudus sedamoodi kammitseda, et filmitegijad on sunnitud tegema võib-olla tellimusfilme ja muid selliseid asju selleks, et üüri ära maksta. Vahetevahel kammitseb lihtsalt tehnika või see, kui kiiresti sa jõuad midagi üles filmida ja kus sa jõuad olla mingitel hetkedel. Ma kuidagi tunnen just vahel vastupidi, et see raha olemasolu kammitseb mingis mõttes, et kui ma vahel teen mingid sellised lühikesi, mis ei ole mingid sõltumatud projekte, et kuidagi see värskus või see on palju rohkem seal olemas. Või see julgus katsetada, aga kui on olemas saadud rahaselt EFSast ja Pulikast igalt pool kätte, see on nagu mingi taak selja peal. Et see just nagu vastupidi häirib, et aga andke raha.